Mina olen Merike numbrite keelest, ehk siis täna ma räägin teile miljonäridest, ehk siis meesmiljonäridest, et öeldakse, et iga miljonärist mehe taga on hea ja armastav naine. Niisiis, kes nad siis on ja kas see peab paika? Võid muidugi kommenteerida, äkki oled ise miljonär. Ja siis numbrite keeles räägime siis niimoodi, et ma räägin alati üleüldistest nendest energiatest, ehk siis me arvutame siis sünnipäeva. Räägin siis naistest, mis numbrid on siis need toetavad naised nendel miljonäridest, ehk siis kellel on suur tõenäosus saada rikkaks meestel, siis millised naised nad on. Et kui sa liidad selle sünnipäeva kokku, sa saad näiteks, siis mitte näiteks, sa saad selleks summaks number 2, number 3 või number 6. Ehk siis kui sünnipäev on naisel seal 11, siis 1 + 1 on 2. Või siis kui ta on sündinud 21. päeval, siis 2 + 1 on 3. Ja kui ta on sündinud näiteks 24, siis see kokku on 6, eks ju. Saite aru? Ja kui sinu naine nüüd on sellises numbris, muidugi see on üleüldine, sellepärast et igal sünni ajal on siis ka juures kuu ja aasta, mis ka mõjutavad. Selleks, et täpsemalt teada saada, siis meil on sünnikaardi analüüs täispakettides. Sinna juba kuulub täiesti see suhteanalüüs ja siis ka edukuse koodi boonus. Aga nii, lähme tagasi. Ehk siis sellised naised on väga veetlevad, nad on väga armastust täis ja nad on väga-väga head toetajad sulle, siis mehele konkreetselt. Ja nad on sellised koduhoidjad, kallistavad, kukimukitavad, aga neil on ka muidugi väike aga. Nad on sellised suht kapriisitajad ja nad üldjuhul, mis ma siis ütlen, ärge nüüd solvuge naised, kui teie seda kuulate. Et ma ei räägi kõigist naistest siis sellise numbriga. Et üldjuhul neil nagu justkui õnnestu tööl olla või siis vahetavad töökohti või siis üleüldse siis kas näiteks number 3 puhul võib-olla see, et nad panustavad rohkem energiat laste peale, kodu peale. Ja number 6 on suht palju iseendaga tegemist, seepärast et ta on lihtsalt maailma kõige ilusam naine. Ja number 2 on selline hästi tundeline. Ja muidugi, mis nendel 2, 3 ja 6 on siis tagataustaks on see, et nendel on mingisugune väike jama oma emaga, suhtes emaga või siis on kunagi olnud. Et see on just see, et mille pärast nad seda meestuge tahavad, meeshellust, seepärast et nad tahavad, et keegi neid hoiaks, neid keegi kindlustaks ja selleks on kõige parem siis see oma abikaasa. Ehk siis nad on väga-väga toetavad. Ehk siis naised, kes on sündinud kuupäevast, siis räägin ainult päevast, kokku liidetult siis kas 2, 3 või 6, siis nemad on väga-väga head toetajad oma mehele ja tänu sellele siis mees saavutab jõukust, rikkust ja nii edasi. Mis saab veel parem olla kui toetav naine. Et loodan, et kunagi teen ka sellise salvestuse siis ka naiste suhtes. Teistpidiselt toetab mees, aga kuigi mina ise arvan, et mees peabki olema see, kes on jalad maa peal ja olema perepea ja toetaja ja muidugi ma ei pea õigeks seda, et naine tööd ei tee näiteks. Et aga kuna ma ise olen ema, siis ma tean, et kodus olles lastega, siis seal on nagu rohkem töökohti kui näiteks mehel 1 töökoht päeva jooksul. Nii et ma olen ikkagi rohkem naiste poolt ka. Et võt sellised lood siis täna. Et millised on siis need kõige paremad naised mehele, kes toetavad selleks, et mees jõukaks saaks. Aga hoidke kokku, armastage teineteist ja üldse kõik numbrid, kes me siin maa peal oleme, et armastagem ennast eelkõige ja siis ka siis oma lähedast. Soovin teile edu ja kohtumiseni. Ja jälgige ikka siis seda numbrite keelt igal pool, mis meedias leidub. Facebook, Instagram, TikTok ja ka YouTube. YouTube'i tuleb natuke rohkem materjali kui kuhugi teise kohta ja jagage seda informatsiooni, kui see tundus teile tähtis. Ja kommentaar saate panna muidugi sellele videole alla või siis kirjutage juba mulle konkreetselt sinna kas Facebooki või meili peale numbritekeel@gmail, kui tundub, et tahaks midagi isiklikult küsida, aga ei taha siia kommentaarisse panna. Okei, ilusat päeva teile. Tšau, tšau.